Tere tulemast Tiina Peli käsitöökanalile ja tänane video on mul hoopis eriline, sellepärast et iseenesest filmitud on mul kogu see materjal 5 aastat tagasi, aga alles nüüd ma otsustasin, et ma panen sellest kokku video ja räägin siia peale juttu. Miks just nii? Sellepärast, et ma tegin ennem käsitöökanalit vene keeles, videod olid mul ka venekeelsed. Et nüüd ma siis räägin eestikeelse juttu siia peale, mõtlesin, et äkki on ikkagi huvilisi, keda huvitab selline asi nagu helmestikand ja räägin siis natukene oma kogemusest. Et tegemist on mul siin firmaga Tela Artis. Minu meelest on üks parimaid helmestikandi tootjaid üldse ja firma asub Ukrainas ja mina oma selle komplekti ostsin ka Ukrainast. Ma ei saa nüüd soovitada kõike, et ostke Ukrainas, sellepärast et võib tekkida probleeme Ukrainaga. Ja töö peaks siis mul olema lõpus suuruses 30x30 centimeetrit ja komplektis sees on siis olemas kohe kangale trükitud muster. See on satiin, selline spetsiaalne. Ja selle töö all siis on trükitud kohe ka need sümbolid ja numbrid, mis on vajalik siis, et õige helmest kuhugi trükkida. Ja tegemist on ringse tikandiga, mitte ridade kaupa, vaid siis sellised ringid või minu puhul tulevad siin poolkaared. Ja siin all on siis sümbolid ja nagu näha on tegemist tikandiga, kus on kasutatud 16 erinevat helmest. Ja minu soetatud komplekt on siis selline, mis on natukene juba parandatud, sellepärast et esialgsed komplektid olid sellised, et väga raske oli neid sümboleid üksteisest eristada. Et minu puhul oli tehtud juba mingisugune täiendus sinna, aga vaatamata sellele, kuna see satiin läigib see kangas nagu, siis ega kerge, et seda tikkida ei ole. Ja komplektis muidugi olid kaasas absoluutselt kõik need helmed, mis on siis vastavalt ära pakendatud, kui palju sinna vaja on. Aga mida seal komplektis ei olnud, seal ei olnud loomulikult kirjutatud, et mis number vastab mis numbrile. See tähendab, et ma tean, et number 1, eks ole, ma näen, et on must värv, aga missugune preciosa number ta on, seda ma ei tea, milleks seda vaja teada on, et kui mul jätaks jääd puudu, siis ma saaksin seda numbrit juurde osta, sest silma järgi osta on väga raske. Ja siis minu esimene ülesanne oligi vaadata, kui palju helmeid on, et enamus loomulikult olid siin sellised pruunikad toonid, kuldsed toonid, aga palju oli ka musta ja erinevaid halle toone. Ja oli siis valikus nii selliseid hõbedase sisuga, kui läbipaistvaid, kui täiesti matte seemnehelmeid. Et kõik variandid olid seal olemas. Mulle hästi endale meeldisid need hallid helmed, aga nendega mul tekkis hiljem probleeme, et ma sellest räägin. Väga-väga meeldisid need hallid toonid ja muidugi hästi palju erinevaid kuldseid ja kollakaid, ütleme kreemikaid toone. Ja üks muideks roosakas toon oli ka selles komplektis sees. Oli ka kaasa pandud 3 nõela. Helmeste tikkimiseks nõelad on siis tavaliselt sellised natukene peenema peaga, et nad mahuksid sealt helmestest läbi. Ja skeem on siin. Ei olegi muud teha, kui hakata tikkima. Et kogu komplekt on siis siin näha, mis ma kaasa sain. Ja esimene asi, mis ma tegin, on see, et ma panin ta raami peale, kuna tikkimisrõngaga helmestikandit teha ei saa. Ja tol hetkel oli minu ainukeseks raamiks siis AliExpressist ostetud 16-eurone selline raam. Ja kuna küljepingutusi ma tahtsin kindlasti teha, helmestikandis on muideks see pingutus väga oluline, siis ma tegin seda lihtsalt niidiga niimoodi õmmeldes ja selle pingiga oli kaasas selline plasmastoru, mis oleks pidanud kinni hoidma siis tikandit, aga reaalselt ta oli nii jäik, et seda ei olnud võimalik mitte mingisuguse nipiga sinna peale vajutada. Ja sellepärast ma tegin nii, et nii nagu vanasti tehti Kobelääni pinkidel, et sinna õmblesin selle puidu külge ühe sellise kanga tükikese ja mille peale ma siis traageldasin kinni oma selle pildi. Ja nii see tikand siis algama sai. Muidugi see pingutus alguses oli väga selline hea,
aga niit on selline asi, mis annab järgi, nii et iga natukese aja tagant tuli neid niite seal uuesti lahti lõigata ja uuesti nagu üle õmmelda, sellepärast et ta lihtsalt andis järgi. Ja siis edasi algas minu nii-öelda uurijatöö, sellepärast et kui ma vaatasin teisi tikkijaid, siis mulle tundus, et ma näen midagi muud seal. Ja kuna iga komplektis on selline väike lause, et tootjal on õigus muuta või vahetada neid helmevärve, siis sa mitte kunagi tegelikult ei saa 100% kindel olla, et sinu komplekt ja sinu tulemus on täpselt selline, nagu sa oled juba varem näinud. Ja mina hakkasin siis otsima ikkagi teistelt tikkijatelt, et missugused Preciosa värvid on kasutusel olnud ja ma avastasin siis selle, kui te vaatate seda skeemi seal, siis seal on hästi niisugused erksad oranžid laigud seal ja nad olid nagu silma torkavalt karjusid nagu selle tikandi peal, siis minu töös oli juba vahetatud näiteks see erksam oranž palju mahedama vastu välja, mis mulle väga sobis. Ja ma kirjutasin üles ka numbri, mis Preciosa number see on, et kui keegi sama tikandit teeb. Ja oli vahetatud siis ka see ülemineku värv välja sellest oranžist pruunima peale, selline oranžikas kuldne on tegelik värv, et siin võib-olla ta paistab päris kuldne, aga ta päris kuldne ikkagi ei ole. Et selle otsimise töö ma tegin ära, et mulle see oranž laik nagu üldse ei meeldinud valmis töödes ja mul oli hea meel, et minu töösse seda oranži laiku ei tule. Ja ma hakkasin juba tikkima oma nina ja siis, kui ma nina hakkasin tikkima, siis mul tekkisid veel mõned kahtlused. Ja kahtlused tekkisid mul hallide värvidega, sellepärast et halli värviga on siin päris palju vaja tikkida. Ja kui ma hakkasin seda nina tikkima, siis ma vaatasin, et need helmed, hallid, mis on minul, nad on sellised läbipaistvad. Ja praktiliselt nendel heledal ja tumedal hallil ei olnud mitte mingisugust vahet, absoluutselt. Ja kui ma vaatasin teiste tööd, siis ma nägin, et teistel on kasutatud mingisugust muud halli hoopis seal. Ja jälle oma detektiivitöö tulemusena ma sain siis kätte need õiged numbrid, mis minu komplektis olid ära vahetatud alternatiivsete hallide vastu. Otsisin siis ja sain endale need õiged hallid, sellepärast et ma näitan hallid, mis minul olid siis sellised läbipaistvad ja kui see niimoodi kotis on ja pikali on, siis sa vaatad, et et siin on vahe sees, et üks on hele, üks on tume. Aga helmeid tegelikult tuleb vaadata nii, kuidas nad seisavad püsti. Ja siis on hoopis teistsugune värv kui see, mis nad on kotis. Et lihtsalt teadmiseks teistele. Et mul on tikkida nendega siin, eks ole, lõua otsas väga palju ja seal on värvi üleminekud ja kui mul üldse nagu mingit vahet ei ole nendel, siis mul tuleb ainult üks suur selline hall laik ja seda ma loomulikult ei tahtnud. Ja seda, et sealt üks hall laik tuleb välja, sellest ma sain aru, kui ma olin ära tikkinud nina, sest ninas olid need 2 värvi olemas. Seal keskel, kus te vaatate, te näete seal, et on 3 erinevat halli, siis tegelikult seal keskel on 2 halli veel, eks ole, 4. Et seda nagu üldse nagu näha ei olnud ja sellega ma muidugi rahule ei jäänud. Ja muidugi ringtikand on hästi huvitav, teda ei saa tikkida nii nagu ristpistes, et ma võtan ühe värvi ja siis tikin selle värviga ära, vaid tuleb nagu ridade kaupa tikkida. See tähendab, et ma teen ühe kaare või ühe ringi ja siis tulen tagasi, teen teise ringi ja jälle ring, et tuleb niimoodi järjest tikkida. Ja siis tol hetkel ma alguses tegin endale vildist sellise aluse, kuhu peale siis seemnehelmeid panna või õigemini küll kuhu sisse, et mul on 2 kihti seal. Esimene kiht on all ja teisele kihile ma lõikasin augud sisse ja kuskilt nad siis plehka ei pane ja vilt on selline tänuväärne materjal, mida on hea kasutada. Kuna mul neid auke seal nii palju ei olnud, 16 eks ole eri värvi, siis ma panin ühte sinna avausse 2 või 3 väga erinevat värvi helmeid. Ja loomulikult ma kirjutasin siis juurde ka, mis numbrid seal on. Ei pidanud nagu igale ühesõnaga helme värvile oma seda sahtlikest tegema. Ja nii sai tegelikult väga mõnusalt tikkida. Mul koos on näiteks
beežikas ja tumepruun, must ja helepruun. Ei tekkinud üldse probleemi, et ei leiaks üles, mis värv kus on. Siis siin on nagu jah näha, kuidas siis ringiratast need helmeread niimoodi jooksevad. Ja muidugi tehtud on see skeem siis niivõrd hästi, et täpselt nad mahuvad täpselt üksteise kõrvale ja ei jää ka sinna üleliigset vahet. Sellest nüüd, kui hästi need helmed nagu ritta jäävad, oleneb sellest ka, kui hästi on kalibreeritud helmed, et nad on ühesuurused täpselt kõik. Ja Tšehhi seemnehelmed on üldiselt väga hea kvaliteediga, aga neil on ka, eriti must oli selline helmes, mis oli natukene ebaühtlane ja peenem kui teised. Ja tikkisin ma siis seda pilti tegelikult päris kaua. Aprillis alustasin ja juulis lõpetasin. See tähendab 4 kuud ma tikkisin ja tõesti ma tikkisin iga päev praktiliselt ainult seda pilti. Et töö on iseenesest suhteliselt aeganõudev, nagu te näete. Tikin ma siis seda nii-öelda nagu samm tagasi meetodil, eks ole. Et ma võtan järgmisest kohast nõela, toon töö peale, võtan sinna helme ja siis tulen tagasi. Ja siin on siis näha see tikitud osa, nüüd see nina või see koonu osa, et milline ta jääb. Ja see töö ei ole siis täielikult mul tikitud, vaid seal on natuke ka tausta ja siis selle leopardi silm on siis satiini peal. Selline väga-väga kaunis tulemus jääb, super disain on see. Ja muideks selle disaini nimi on Predannas. Näete, siin te näete, et siin on erinevad roosasid toone, erinevaid beeže toone ja mingil hetkel mul tüdinesin ära nagu järjest tikkimisel, siis ma tikkisin, jätsin näiteks mõned read vahele, tikkisin sealt edasi mingi kaare ära ja siis pärast tikkisin täis need vahed, et helmestikandi puhul nagu jah, see ei ole oluline, et sa pead päris järjest tegema. Töö käigus arenevad töövõtted ja mingil hetkel ma avastasin, et kõige parem on ikkagi helmeid panna tavalise maalriteivi peale. Ja see maalriteip on töö peal ja mitte kuhugi nad sealt ei jookse, mitte midagi nendega ei juhtu. Nad on hästi lähedal sul ja lihtsalt on palju lihtsam ja kiirem nagu tööd teha, seda enam, et mingil hetkel sul jäävad ju need sümbolid pähe, et mis sümbol, mis värv on, et sa ei pea neid numbreid enam vaatama. Ja see on siis minu valmis töö. Ma pean ütlema, et päris elus ta näeb ikka väga šef välja. Tõesti on ilus. Et silmad, see vaade, kõik see värvide üleminek, seal on neid kollakaid toone 4 või 5 tükki kõrvuti. Et see annab sellise efekti, et tegemist on tõesti nagu elus loomaga, et ta ei ole mitte lihtsalt selline tasapinnaline pilt, vaid ta on ruumiline pilt. Ja loomulikult tegin ma siis seda, et ma tellisin sinna ümber raami ja ütlen kohe ära, et see passepartout, mis ma tellisin, oli minu jaoks ikkagi liiga tume, ta oli peaaegu must. Ta ei olnud must, aga ta oli praktiliselt must. Ja kui ta oli mul mõned nädalad seinal seisnud, siis ma sain aru, et mind kohutavalt häirib see. Ja hiljem ma siis lasin lõigata endale selle musta asemel tume sinise passepartout siin. Ei ole see valik niisama lihtne midagi. Ja see on siis raam. Minu meelest on tegemist puidust raamiga ja selline nagu natukene kuldne ja natukene nagu selline vanaaegne, sobis sellele pildile nagu väga. Selline oli siis minu see tikand, leopard ja siiamaani ta on mul seinal ja rõõmustab mind ja ma ikka vaatan teda ja ma ei ole nagu tüdinud sellest kohe kuidagi, et minu meelest on ta sama kaunis, veetlev, kuidagi kütkestav minu jaoks nagu siiamaani. Et ma ei suuda uskuda, et ma olen selle töö nagu valmis tikkinud sellepärast, et seal oli 16 000 midagi helmest vaja tikkida. Suur töö. Ma tänan kõiki, kes jaksasid video lõpuni vaadata. Soovin teile hästi palju uusi elamusi ka esitöö vallas ja loomulikult ma ootan tagasiteid. Nägemist!